Ahoi inimesed! Veebruaris toimub Rae vallas kampaania Liiguta meelt. Erinevad sündmused, kõik võimalikes erinevates kohtades, meie teadvuse, meie kehaga seotud ja Rae Kultuurikeskuse Kogukonna Akadeemia taskuhäälingu stuudiosse oleme kutsunud Jaan Aru. Tere, Jaan! Tere! Alustame siis kuidagi nii, et kell on 7 õhtul. Sul on olnud pikk tööpäev selja taga, mul on olnud pikk tööpäev selja taga. Kuidas mu aju töötab või kuidas meie ajud töötavad? Praegusel hetkel? Praegusel hetkel, jah. No selles suhtes, et õhkkond on siin võrdlemisi meeldiv, siis minu jaoks see loob sellise hea keskkonna, kus tegelikult on võimalik logeleda. Ja kuna mina teen neid ettekandeid ja asju ka nii tihti, siis mul nagu esinemise hirmu ei ole, eriti kui inimesed on üldiselt sõbralike nägudega, et siis tõesti see on lihtsalt nagu meeldiv. Loodetavasti tulevad huvitavad küsimused ja saab ise ka mingi asja üle mõelda. Ja ma loodan, et mitte ainult mina ei logele, et võib-olla ka sina natukene ja kahtlemata, et publik siin ka natukene logeleb. Aga ikkagi, kuidas ta töötab, nagu, et selles mõttes, et ma pärast seletan, miks ma seda küsin, nagu, et selles mõttes, et seesama, et see otsmikusagar, kui sa niimoodi nüüd lähed? No jaa, et kui sa mõtled, et mis see logelemine on, siis töö, nagu keskenduv töö on see, kui otsmikusagar niimoodi orkestreerib seda, mis sul ajus toimub ja väga sätib, et õiged asjad töötaksid. Logelemine on rohkem see, kui see otsmikusagar võtab vabamalt, et ta nagu nii palju ei kontrolli. Nii et kui sa nüüd küsid mingi väga karmi küsimusi või siit publik küsib mingi siis väga raske küsimuse, siis on see, et korraks peab täielikult keskenduma, logelemise seisund kaob ja sa pead korraks mõtlema, okei, kuidas ma nüüd selle hästi vastan. Aga seni, kuni sellist olukorda ei ole, siis on otsmikusagar teeb mõõdukalt tööd, muud ajuosad liigutavad ka oma aktiivsust mõnusalt ja see ongi see seisund. Aga ikkagi, kui nüüd kell on 7 ja ma pean ikkagi... Nüüd on juba 7.03. Ja nüüd on juba 7.03, et kui ma pean tegema ikkagi seda kontsentreeritult, et selles mõttes, et kui see otsmikusagar peab kõike seda orkestreerima, näiteks mul on mingi komisjon või mul on mingi koosolek või ja nüüd ongi olnud, et ma olen kell 5 hommikul ärganud, kell on 7 õhtul, kuidas ta ikkagi toimib? Et kui me räägime otsmikusaгаrast ja sellest, kuidas tema kontrollib meie käitumist, siis nagu ma olen oma varasemates raamatutes ka kirjutanud, siis otsmikusagar väsib kõige kiiremini. See on see meie aju kontrollorgan. Ta on kõige noorem organ, sellest, kui sa vaatad hiireaju, tal ei ole sellist otsmikusagarat üldse. Ahvil on mingil määral, aga ka väiksem. See on kõige noorem ajukeskus, mis teeb seda kontrollfunktsiooni, väsib kõige kiiremini. See on see põhjus, siis, miks tavaliselt inimesed õhtuti on väsinud, neid on kergem irriteerida. Kui me uurime nende otsuste tegemist, nad teevad tavaliselt halvemaid otsuseid, kui nad on väsinud ja nii edasi. Et seal just kui see ma ei tea, kas keegi on käinud sellise kontserdil, kus dirigent on purjus või nagu ta ei tee oma tööd enam hästi, nagu ta on nii väsinud või purjus ja siis nagu et see kogu see orkester siis ka niimoodi natukene töötab teistmoodi. Lainetab. Jaa, aga et see mõtlengi, et see võib olla, kui sa siis suudad vabaks lasta ja seda olemist nautida, siis see võib minna sinna logelemise suunas, nagu ma alguses ütlesin. Aga kui sa nüüd tegelikult pead tööd tegema või siis mingit otsust vastu võtma, siis me saame näha, et su otsuste kvaliteet tegelikult langeb. No ma ütlen, miks ma seda küsisin. Eelmine nädal ma tegelikult tegin taskuhäälingu sisse ühe poliitikuga, kohalikuga ja tema siis täheldas seda, et nii volikogus kui ka volikogude komisjonides, mis toimuvad õhtuti, kohtus ta sellise kahe asjaga nagu seksism ja mikroagressiivsus. Ja minu väide oli põhimõtteliselt see, et aga see õhtune aeg ongi ju selle jaoks täiesti hea. Et seal ei ole isegi vaja nagu mõelda, et selles mõttes, et hea, selles suhtes, et see on väga sooduspind. Sooduspind tekitamaks. Kui inimene on väsinud üldiselt, et see on et meil on ju need Riigikogu ööistungid on veelgi parem näide sellest, et sellisest otsustuste seisukohast täiesti mõttetu tegevus ja aja raiskamine, sellest, et seal ühtegi head otsust ei võeta vastu, sest et ajud tegelikult ei ole selleks loodud. Me ei ole masinad. Meil on piir peal ja mingi hetkel me ei suuda enam nii hästi otsustada, kui me oleme väsinud ja siis tekibki see, et me võime kergemini närvi minna ja kergemini halvasti öelda ja kõik need asjad, mis sa nimetasid ka siis sünnivad.
nii et kui ma teen, ütleme nüüd vallavalitsusele ettepaneku hakata tegema volikogu istungeid hommikul ja komisjonide istungeid hommikul, siis sa teadlasena ütled, et Toomas, see on jumala hea mõte sul. No, see on see asi, miks ma aju uurin ja miks ma ajust ka kirjutan, et alati on asi huvitavam. Sellepärast, et kujutame ette nüüd, et siin siis volikogus on mõni inimene, kes ärkabki üles alles on ju 11-12 ja tema loomulik rütm on see, et tema saab sellisesse mõnusasse keskendumisvormi alles õhtul kell 6-7 on ju, siis tegelikult tema jaoks ei ole see optimaalne. Ja noh, et me teame, et inimesed on erinevad, et see ei ole nüüd mingi müüt, vaid see on täitsa teadmine, millel on täitsa loogiline põhjus ka, et inimesed, mõned on rohkem hommiku inimesed, teised rohkem õhtu inimesed, eks. Ja kui me siis teeme, et kõik asjad on hommikul ja päeval, siis ta mingit osasid inimesi nagu natukene, nende vastu natukene diskrimineerib. Aga jah, nii üldiselt pole viga sellel pakkumisel. Okay. Normaalne pakkumine. Normaalne pakkumine, väga hea. Teine asi, katse. Umbes samasugusesse kohvikusse toodi konservatiivsed inimesed. Sinna pandi küpsiste lõhn ja nad olid tunduvalt liberaalsemad oma hoiakutes, kui nad muidu oleks olnud. Siis toodi liberaalid ja õhk oli natuke roiskund. Ja nad olid tunduvalt konservatiivsemad oma hoiakutes, kui nad oleks muidu olnud. Ja see küsimus on see, et see on seotud nagu Sapolskiga, vaba tahtega, ta kuidagi argumenteerib, seal toob mingid näiteid, et liigutame oma meelt. Kas me ise kontrollime? Kas me ise kontrollime? See on seesama, et millest tegelikult see esimene osa on ju, et see, et õhtune aeg, me peame langetama mingeid väga olulisi tähtsaid otsuseid, nagu et selles mõttes, et tegelikult me oleme väsinud tüdinud, me tahame lihtsaid lahendusi. Nüüd, kui ruum ka veel umbne on, küsimus ei ole üldse selles, mida me siin räägime praegu inimesed. Küsimus on selles, et kas siin on hingata midagi. Et mis lõhn siin on. Et see on nagu see, mis kogu seda informatsiooni tegelikult mingis mõttes nagu haldab. Oleme väga puus. No põhiküsimus mul nüüd, et mis lõhna Toomas siia täna meile siis pannud on, et mis ta siia, mis olukorda ta meil tahab tekitada. Aga tegelikult nali naljaks, et sellised teaduskatsid, mida sa mainisid, ka need on tore kirjeldada ja tore nende üle mõelda, aga alati peame mõtlema, aga et kui ta ikkagi päris nii sensatsiooniliselt kõlab, siis äkki ta tegelikult päris nii hästi ei tööta, et see on üks ilge jama olnud psühholoogia teaduses viimase, ütleme nüüd juba 15 aasta jooksul, et on selgunud paljud sellised nii-öelda lahedad asjad tegelikult, et nad ei ole nagu päris efektid, et kui keegi teine seda katset teeb, siis ta ei õnnestu nii hästi kontrollid, nii hästi korrata. Aga sellest hoolimata, kui me nüüd selle katse kõrvale jätame, siis otse loomulikult keskkond mõjutab meid. See, millise näoga teised inimesed on, kuidas nad meisse suhtuvad, see kõik mõjutab meid. See, mis signaale me saame, see mõjutab meid. Ja kui need asjad meid kogu aeg mõjutavad ja meil ei olegi aega ja võimalust sellest mõjust vaba olla, siis me ei liiguta oma mõtteid vabalt. Siis me oleme, nagu ma siin raamatus ütlen, ajuvabad. Sellest meie käitumist nagu tegelikult juhib kogu aeg välismaailm. Aga kas põhimõtteliselt on võimalik ka ise nagu asju mõjutada? Tundub, et vastus on jah, et meil on võimalik ka ise otsuseid teha ja minna vastupidiselt sellele, mis see keskkond meile ütleb. Ja see on siis nagu päris vabadus. Aga on oht, et seda päris vabadust tõesti jääb üha vähemaks meie ümber. Ja seetõttu on ka üha rohkem inimesi, kes ütlebki, et ei, no seda asja ei ole üldse olemas, eks. No, et see on midagi, millest ta siin selles viimases raamatus ka kirjutab. See oli päris hea näide nagu sellest, et kui sa hakkad 12 aastaselt suitsetama, see oli küll nüüd toodud mingis teises võtmes, nagu, et aga ma olen meelevaldne, et ma võin endale seda lubada. Et 12 aastaselt hakkad suitsetama, et siis 18 aastaselt sul ei ole mingit väga valikuvabadust, kas suitsetada või mitte suitsetada. Ehk siis mulle tundub, et see on veel keerulisem, et see läheb juba, Sapolski näiteks toobki näite, et see algab juba siis, kui siin teostatakse, et kuidas su ema toitub raseduse ajal. Nagu, kõik need asjad mõjutavad, kõik need asjad mõjutavad,
Ja mis see probleem on ja noh, mida ma siis raamatus kirjeldan, on see, et tänapäeval on neid mõjutajaid veel palju rohkem kui siis, kui paljud meist noored olid, eks. Et kui sul on kogu aeg on võimalik nagu mõjutada seda, mida sa teed, kogu aeg tulevad mingid signaalid, mille eesmärk on sind mõjutada, siis selle tõttu, et see keskkonna jõud ja võim on kasvanud, sa oled vähem vaba. See ei tähenda, et sa ei saaks vaba olla ja see ei tähenda, et me ei peaks seda arendama, vastupidi jällegi, et see on see, mida mina näen, et kuna meil on keskkonna poolt nii palju seda piirangut, igaüks tahab meie tähelepanu tõmmata, et siis meie ühiskonnana, riigina, lapsevanemana, õpetajana me peame selles seisma, et meie ise ja meie noortel tegelikult oleks see vabadus olemas, aga et see ei ole lihtne, see ei kaasne kuidagi iseenesest ja see on päris keeruline. Teine katse, mis ta näitele lõi, oli selles mõttes, et minu jaoks väga huvitav, et vangid, kes kohtunikelt taotlevad siis Ameerikas armuandmist, et saada oma seda aega nagu vähendada, vaatavad kellaaegasid, et millal kohtunik otsuseid langetab või millal nende teema siis võetakse ette. Ja kui nad on kuskil 12 paiku, siis nad on kõik, me ei saa nagu, et selles mõttes, veresuhkur. Ja midagi pole teha, Toomas, ma pean siit jälle kurvastama, et ka see eksperiment, ka see asi tegelikult ei ole päris nii, et kui nüüd seda hiljuti uuesti analüüsiti neid andmeid, siis nähti, et see seos, mis leiti, oli see, et siis enne lõunat antud need karistused olid suuremad ja see põhjendus tundus olevat, et kuna inimesed on näljased, kohtunikud on näljased, siis me saame kõik sellest aru, me oleme näljased, me oleme pahased, paneme suuremad karistused, eks. Aga tegelikult, kui neid andmeid uuesti analüüsiti, siis selgus, et teadlased olid teinud seal mõttevea, sellepärast, et kui sa vaatasid seda, et kuidas olid need vangid nagu paigutatud, siis tegelikult olidki kõige keerukamad juhtumid olid pandud enne lõunat. Ühesõnaga ei olnud nii, et juhtumid olid juhuslikult, vaid olid kõige keerukamad enne lõunat, nii et see tegelikult selgitas selle põhiefekti ära. Ja see on kurb tõesti, et peab su mitu head näidet siin niimoodi. See üldse sa ei pea nagu, selle koha pealt nagu väga hea on ju, et see ju elektrišokki andmine nagu, et selles mõttes, et nende, seal tuli ka välja, et ikkagi, et lõppkokkuvõttes olid artistid need on ju. Ja palju asju on natukene teistmoodi, kui me nagu aru saame ja me tänapäeval suhtumine võiks olema, et tegelikult inimese käitumist ja mõtlemist on niimoodi nagu väga raske muuta, näiteks küpsise lõhna, aga tegelikult on väga raske muuta. Et kui me tahame seda teha, et inimesed näiteks oleks vabamad või viisakamad või targemad, et siis see ei ole nii, et meil on mingi võluvits, vaid me peame nagu algusest peale süstemaatiliselt aitama neid noori inimesi. Ja see viib ka tagasi natukene selle suitsetamise näite juurde on ju, et kui me oleme lasknud käest ja see laps on kogu aeg suitsetanud, siis meil ei ole võimalik nagu mõelda, et näiteks kas ta saab 18, et siis ta lihtsalt ise valib, et okei, ma nüüd enam ei suitseta on ju. Et vastupidi, meie ülesanne ühiskonnas on ja seda me teeme võrdlemisi hästi on ju, et lapsed ei hakkaks 12-aastaselt suitsetama. Okei. Sealt ju tekib nagu selles mõttes nagu see järgmine küsimus on ju, et miks need teadlased tahavad rockstaarid olla? Et miks nad lendavad selliste asjadega siis peale, kus nad teavad seda, et näiteks ma ei usu, et need inimesed, kes nüüd nende vangidega tegelesid või see sama lõhna teema, et nad ei oleks teadlikud olnud sellest, et kui tulevad mingid järgmised tüübid, siis need asjad ei pruugi nii olla. Et mis seal taga on? No eks teadlased on ka inimesed. Usute või ei usu? Ma ei käi. Mina olen. Aga selles suhtes, et ja inimlikud need emotsioonid ikkagi on ka osati see, et sa tahad, et sinu töö tähendaks midagi, eks on ju. Ja siis, kui sa nüüd kujuta ette, et oled 10 aastaid teinud mingeid eksperimente, mingid asjad ei tööta on ju, ja siis su tuleb hea mõte ja siis need tulemused justkui näiteks selle küpsiste ja selle roiskud lõhna suhtes, nad peaaegu nagu näitavad seda huvitavat efekti. Ja see tundub, et ma tõesti olen midagi avastanud, see on nii tore on ju. Ja sa mõtled, et kui me selle katsisiku välja jätaks ja selle katsisiku välja jätaks, et siis olekski nii-öelda efekt olemas. Siis see on võimalik, et see ka juhtub, eks.
see ei ole teaduse kriitika, vaid just lihtsalt mõtlen, et teadus on nagu iga teine asi, et teaduses on inimesed. Mida ma teaduse kaitseks ütlen ka siin raamatus on see, et ehkki on valesid tulemusi, ehkki on inimesi, teadlasi, kes eksivad, siis teaduse puhul on hea, et see korrektuur on olemas. Näiteks nende mõlema eksperimendi puhul, mis sa rääkisid, on ju, tulevad teised, proovivad, neil ei õnnestu, siis hakatakse vaatama andmetesse, leitakse üles, mis vead on. Et see mõnel muul kohal see nii hästi ei tööta, on ju, näiteks on ju, et keegi ei saa niimoodi nagu oma usus kahelda niimoodi, on ju, et ta hakkab eksperimente tegema ja siis kuidagi lükkab selle usu ümber, et nii ei käi lihtsalt. Ja kui keegi on väga üht või teist, mitte ainult nagu religiooni usku, vaid nagu mingi idee usku, see on ka seda tihtipeale väga raske teda ümber veenda, eks. Aga teaduses ehkki vigu juhtub, siis see mehhanism on väga selge, et sa teed uue katse, kui sa ei leia, siis, ja sa ei leia veel kord, siis on selge, et see esimene katse ei töötanud niimoodi, eks. Ja seetõttu on lootust isegi, kui neid eksitavaid katseid on. No et seal minu jaoks tekib nagu see probleem, et see kuidagi vähendab seda tõsikindlust selle teaduse enda suhtes, et kui me vaatame viimaste aastakümnete selles mõttes ikkagi väga nagu sellist kriitilisust teaduse suhtes. Ja Eesti on isegi väga hea riik, kus meil on ikkagi teadust nagu usutakse tunduvalt rohkem kui teistes riikides. Ja ma ütlengi, et sellest üksikuid neid teadlasid on, kes selliseid rumalusi teevad, aga et see ei peaks ka nagu üldiselt nagu võtma ära meie usku teadusesse, sest teadus iseenesest tähendabki seda, et kui sa mingit tulemust ei usu, siis sa võid teha ise selle katse ja näidata, et tegelikult on teistmoodi või näidata, et mis seal valesti oli, et miks see küpsiste ja roiskund lõhnavärk tegelikult ei toimunud, eks. Et see ei peagi olema nagu teadlane, aga üldiselt see on raske ka, et tänapäeval, kui me vaatame seda, et Eestis minust asi ei ole nii hull, aga kui me vaatame Ameerikasse, Ameerika Ühendriikidesse ja hakkame mõtlema, kes on seal üldse nagu need ühiskondlikud intellektuaalid, et kes on need inimesed, kes nagu tegelikult, keda teatakse, kes on targad ja kes siis nagu on palju lugenud ja mõelnud. Need inimesed on üha vähem, sest üha rohkem ja rohkem nagu inimeste mõtetest tuleb nagu suunamudjatelt, kes hoopis teistmoodi nišš on ju. Ma ei ütle, et need on halvemad inimesed, aga nende see kogu see tausta mõtlemine on hoopis teistsugune on ju. Ja laialt üldistades siis see, et suunamudja eesmärk on tekitada sõnumit, mis võimalikult palju saaks kõlapinda, laike, klikke ja nii edasi, ilma selleta, et see oleks tõene. On ju. Ja seetõttu me oleme väga raskes olukorras siin üldse maailmas, et meil on raskem aru saada, mis tegelikult toimub, keda me üldse saame usaldada ja nii edasi, eks. Ma täna hommikul just jällegi kuulasin nagu Sapolski ühte mingit loengut, kus ta siis rääkis sellest, et Ameerikas on 5% ateiste. Ma olin nagu väga üllatunud, et ma ei hakanud seda muidugi loomulikult kontrollima, et kas see vastab ka nagu tõele, aga et sellest 300 miljonist inimesest, kes seal elab, et ülejäänud on religioossed ja suhteliselt sellised tõsikindlalt religioossed. Ma arvan, et see protsent on kasvanud, aga et üks asi on ateist, aga teine võib olla ka nagu, et mingi vabam selline, et ma ei ole ateist, aga ma ei ole päris kindlalt ühtegi usku, ma arvan, et see protsent on natukene kõrgem ja mis on tähtis on, et ka Ameerikas tegelikult on tõusnud, aga siiski võrreldes Eestiga on see protsent võrdlemisi väike. Ja sealt ka nagu selline, kuidas öelda siis nagu ühiskondlik nagu hämarus, et ta just tõi seal Skandinaaviat nagu väga eeskujuks Rootsit, Soomet, kus ta ütles, et näete, et maailma õnnelikkuse reitingutelt on need riigid väga kõrgetel kohtadel, on ju, aga seal ei ole ka väga nagu sellist nagu müütilist ja mütoloogilist nagu mõtlemist ehk religioosset mõtlemist nagu, et see on tema muidugi ütleme selline väga, kuidas öelda, kui ta peaks elama seal Rootsis, ütleme näiteks 5 aastat, siis ta võib-olla hindaks mingid asja natuke ümber. Ei, see peamine asi, mis sellest näitest võiks kaasa võtta siin kuulaja on see, et me ei saa teha põhjuslikku seost nende asjade vahel, et need on nii keerulised fenomenid, ühelt poolt siis õnnelikkus, mis see on üldse, kuidas me seda mõõdame, ja teiselt poolt siis see, et
kui palju on riigis neid, kes ei ole nagu religioossed. Seal võib olla nii palju muid muutujaid, mis tegelikult seda seost nagu ülal hoiavad. Et see on üldse nagu siis psühholoogia, aga ka sotsiaalteaduste puhul raske, et kui me näeme mingit seost, mingid asjad on nagu korrelatsioonis, siis ei tähenda, et nad teineteist põhjustavad. Ja peame nagu ettevaatlikud olema selles suhtes. No seal ei tohi lahmida, seal võib muidu jõuda. Ja see on see probleem tänapäeval, et, et väga palju on lahmimist, vähe on aega mõelda. Tegelikult ma arvan, et meil kõigil oleks parem, kui kõik natukene vahepeal puhkaksid jalga ja nagu mõtleksid. Aga see on kaduv. Ma just mõtlesin, et võib-olla sa annab mõned nipid nagu, et selles mõttes, et kuidas seda teha, et mida ma täheldanud olen, on see, et kui 20 või 30 aastat tagasi nagu iseenda rumalust nagu häbeneti, et siis nüüd ma ikkagi näen aina rohkem neid märke, see võib ka olla tingitud vanusest, nagu, et ma hakkan lihtsalt vanaks saama, et ollakse lihtsalt enesekindlalt lollid. Nagu, et see nagu, et sa oledki loll ja mis siis nagu, et see on cool. Et see on, ja ma kuidagi nagu ma ei oskagi sellega midagi teha, et ühest küljest, kui ma võtan nagu sellised toriseva hoiaku, siis ongi selge, et Toomas, sa oled 51 aastat vana ja et mis seal ikka on ju, et selles mõttes, et vanasti oligi rohi rohelisem ja taevast sinisem. Aga kuidas sa ise nagu tunnetad seda või sul ei olegi seda võimalust selles mõttes seda nagu tunnetada või? Ma just mõtlen nende inimeste peale, kes ütleme, et igapäevaselt siis praktiseerivad näiteks ütleme sellist akadeemilist tööd on ju, et nad küllaltki palju peavad mingit asjadega tegelema ja neil ei ole võib-olla väga palju aega tegeleda, ma ei tea, sotsiaalmeedias scrollimisega. On see aega? Ei, õnneks ei ole, aga see on see väga suur probleem ja, et tihtipeale siis inimeste nagu arusaam ka sellest, et mis sotsiaalmeedias toimub, on väga kitsas ja ka mina ise, ma tõesti nagu ma pean lugema kuskilt teiste töödest, kes kirjeldavad seda, mis seal toimub. Mis mulle meeldib, siis teinekord on ka nagu just, et ma otsin selliseid töid, kus mitte mingid akadeemikud ei kirjelda ainult, vaid nagu tegelikult on võetud siis nagu näiteks õpilastelt nagu pikki lõike, kus õpilane kirjeldab seda oma maailma, kuidas ta mõtlebki ainult nagu telefonist, et istub seal tunnis ja tegelikult mõte käib ainult nagu TikToki videode ümber näiteks, et sellised kirjeldused on väga väärtuslikud ja nüüd me natukene üritame sellist asju ka Eestis koguda. Jah, et seal on see lõhe on sees, et tihtipeale inimesed, kes psühholoogid, kes üritavad mingeid protsesse mõista, nad ise nagu ei ole seal sees, nende protsesside sees ja siis nad saavad ka vähem aru. Ma olen üritanud enda puhul neid vigu vähendada, aga kindlasti seda juhtub. Viimased uudiseid lugedes selles mõttes, ma saan aru, et väga paljud Euroopa riigid keeravad alla 16-aastastel sotsiaalmeediat lukku. Jah, nii see läheb ja siin ongi meie Eestis nagu huvitav seis, eks, et me kogu aeg räägivad, et me oleme nii nutikas riik ja me oleme ikkagi digiriik ja meie ei saa tehnoloogiaid piirata. Mina arvan, et see on vale suhtumine, et tegelikult ma oleks algusest peale võinud võtta ja seda siis juba 2012 või kui mina näiteks rääkima hakkasin nendest teemadest 2015, 2017, ma oleks võinud kohe võtta suhtumise, et me oleme digiriik, see tähendab, et me oleme see riik, kes on kõige nutikam, et kuidas targalt kasutada. Aga me ei ole seda teinud. Ja siis nüüd oleks näiteks võimalus on ju, et põhimõtteliselt mina olen ka nõus, et nagu nüüd kui lapsed on, ütleme 13-14, nad on harjunud täielikult nutiseadmes nagu sotsiaalmeedias olema, siis ära keelamine, algusest tal on väga negatiivne efekt nagu, mõtled, et need vanemad nagu lihtsalt nagu tegid mulle ära ja nagu selles suhtes, et see on väga raske. Et siin oleks olnud parem variant. Parem variant oleks olnud see, et mis on sotsiaalmeedia probleem, pole mitte see, et sul on sotsiaalne, pole mitte see, et seal on sõbrad, vaid see, et seal sees on algoritmid, mis üritavad sinu aju ja sinu lapse aju mõjutada. See on probleem. Ja nüüd siin oleks Eestil olnud tohutu võimalus on ju öelda, et meie oleme see ükssarvikute maa on ju, me teeme siin ettevõtted, kes mõtlevad välja, et kuidas sa nagu siis näiteks võtad sisse, ütleme, Instagrami või TikToki feedi, aga sa paned selle mingist filtrist läbi, nii et ta võtab ära need nagu sõltuvust tekitavad omadused. Siin oleks võinud olla meil
järgmine Eesti edulugu, eks, aga ei, selle asemel me nüüd vaatame, kuidas teised riigid kinni panevad ja siis vaidleme selle üle, et kas see on õige või ei ole. Ma laiendaksin seda teemat, et see võiks olla ka keelatud 50+ inimestele, et ma aasta aega oleks juba õndsalt elanud, et mina ei panegi võib-olla väga ei, see on hea mõte, võib-olla selle peaksid ka nagu kuskil esile tooma. Ei, selles suhtes ma mõtlen, et vaata, mis ma ütlesin, et üks probleem ongi, et kui me täna nüüd ära keelame alla 16-aastased, siis need 14-15-aastased on nii, et mis te tegite meile, aga kui me ütleme tegelikult, et ei, näe vaata, üle 45 ka nagu keelati ära, siis võib-olla on okei, et see ei ole nagu ainult meie asi, et võib-olla see on tõesti see hea mõte. Sest et seal ikkagi ju on ju see, et kui see on nagu muutunud nagu problemaatiliseks, on ju, siis keegi on lasknud selle problemaatiliseks, on ju. Et see on nagu see osa on ju, selles kõiges. Ja, et see oli põhimotivatsioon, miks ma seda raamatut kirjutasin üldse. Ma näitan korra, et muidu kõik mõtled, mis raamatut ma räägin, et see viimane raamat Ajuvabadus. Et siis mulle tundus, et me siin Eestis nüüd vaidleme selle üle, et kas koolis nutiseadme kasutuse piiramine piirab laste vabadust. Aga me ei ole siis aru saanud, et tegelikult TikTok või Instagram või Minecraft ka piirab lapse vabadust. Ja see raamatu mõte on see lahti selgitada, et see, et sa oled TikTokis ja sul siin jookseb taga algoritm, mille eesmärk on kogu aeg hoida sind võimalikult kaua seal sees, see on vabaduse vastane asi. Ja teil, kes te siin olete, on ilmselt võrdlemisi lihtne see telefon käest ära panna, teil on muud huvid ja asjad, aga lapse aju, tal on palju raskem nagu öelda endale, et ma panen nüüd ära, see sama otsmikusagar, millest me alustasime, ei ole tal nii välja arenenud, eks, siis tal on väga raske nagu selle vastu panna, see tulevad nii head videod ja ta on selles lõksus. Tema ei ole süüdi, aga tema vabadust võetakse ära ja et me siin tegelikult riigina saaksime asju teha ja me saaksime, üks asi, mida saame teha, on nagu paremini selgitada, et mis see vabadus üldse on. Ja mida need algoritmid sellega teevad? Seal peab olema siis juba ikkagi see, on ju, et see otsmikusabar on piisavalt nagu abstraheerimisvõimeline, et ta saab sellest aru, on ju. Et kui me praegu arutleme siin, ütleme võib-olla mingite haridustehnoloogide tasapinnale, et see piirab laste vabadus ja nii edasi, siis tähendab seda, et ka seal ei ole väga seda abstraheerimisvõimekust nagu, kus see probleem on üldse nagu. Aga osad asjad ju ongi nii, et neid on... kuna inimestel on nii kiire, sest sul ei ole võimalik ise välja mõelda neid asju. Näiteks mul tundub, et paljud targad inimesed, nad ei ole enda jaoks välja mõelnud, et tegelikult algoritmid nagu TikToki või Instagrami taga, need ka piiravad vabadust. Ja minu arvates see ongi siis nagu ka teadlase roll, aga ka üldiselt nagu inimese roll, kes tahab teisi harida, et sa siis sõnastad selle ja kirjutad selle raamatu. Ja siis tegelikult, kui te olete siin ruumis, te kuulete seda ideed, on ju, võib-olla mõni ei nõustu, see on okei, aga osad teist, te saate kohe aru sellest ideest, et okei, tõesti, kui seal taga on algoritm, mille eesmärk on võtta meie aega ja tähelepanu, siis see piirab meie vabadust. See idee on teil nüüd ajus ja nüüd te saate seda oma elus kasutada, on ju. Nii et selles suhtes mulle tundub, et see on okei, et me vahel mõnda asja ise välja ei mõtle. Selleks meil ongi teised inimesed, kes siis nagu aitavad neid mõtteid välja mõelda. Tähtis on see, et kui mõni hea asi välja mõeldakse, et siis me ühiskonnana suudaksime seda rakendada, sellest kasu saada ja midagi paremini teha. Nii et see on alati ka minu lootus. Sel samal teemal on tegelikult, mulle tundub nüüd 2 sükst raamatut Eesti selles siis keeleruumis järjestikku on, et üks on Harari nagu Nexus, kus ta pöörab tegelikult kõikidele nende samadele asjadele tähelepanu. Mitte päris samadele, muidu sa ütleks, kui ma kirjutaks tast koopia, ei, mitte päris samadele. Ja siis ütleme Jaan Aru nagu Ajuvabadus, et seal on loomulikult tegu on 2 täiesti erineva selles mõttes teadlasega, et Harari on ka ajaloolane. Ta vaatab teistmoodi neid asju. Ei, täitsa teistmoodi ja tema raamat on palju paksem ka, nüüd on ajaloolane jõuab kirjutada, mõelda, väga tark raamat ja soovitan täitsa lugeda. Aga osati minu raamat tuligi sellest, et ma sain aru, et Harari kirjutab tehisintellektist ja tehnoloogiast,
aga ta tegelikult, ta seda põhiideed nagu, mis siin raamatu keskmes on, ta tegelikult seda nagu välja ei too. Võib-olla ta tänaseks on juba seda mõistnud ja on ju kirjutab uut raamatut, aga selles Nexuses see nagu see keskne idee välja ei tulnud ja seetõttu muidu mul poleks mõtet olnud kirjutada raamatut, eks. Ja et ma tundsin, et see idee on vaja välja öelda. Sest meie eestlaste jaoks ju vabadus on ju tähtis. Kas keegi noogutab? Ei. Kas keegi magab? Okay, vist veel mitte. Aga... Et see on vabadusega, et selles mõttes, et aga noh, mulle ei meeldi see, et noh, inimesena ehk seda vabadust hakkavad piirama nagu institutsioonid. Ehk ma ei ole kunagi arvanud seda, et haridusasutus on mingi kasvatusasutus. Haridusasutus on see, kus omandad teadmisi. Kasvatama peavad lapsevanemad. Noh, et siin on kõik lihtne. Nagu. Ja piirata lapse vabadusi saavad ka ainult lapsevanemad. Ehk kuidas kanda sinu see nüüd ajuvabaduse mõte nagu selles mõttes, et nende lapsevanemateni. Sul on väga keeruline minna niimoodi öelda oma teismelisele tütrele, et minu arust on liiga palju telefonis. No, ma teen kogu aeg seda. Ma lähen õhtul voodisse, ma pikutan seal, vaatan YouTube'ist neid lühivideosid. Väga mõnus. Päriselt ka. Ma naudin seda. Aga seda ma teen õhtuti. Ja siis, kui tuleb see tütreke, kel see on TikTokis, kes umbes teeb samasuguseid asju, mul ei ole TikToki telefonis, mul on väga raske talle öelda, et kuule ära tee seda, et see ei ole väga hea sulle. Et ma võin hommikul sel teemal rääkida või päeval, kui ma olen ütleme, seal võimeline veel su raamatut lugema, näiteks laupäevasel päeval, ärkan hommikul üles, käin duši all, lõhnastan ennast, siis panen hea muusika. Minu raamatut tuleb alati lugeda lõhnastades. See on väga oluline, et kui me rääksime küpsistest ja roiskund ennast, et siis nagu ikkagi, et see oleks nagu paigas, aga seda on väga raske teha. Ja no seetõttu ma ütlen ka siin raamatus ridade vahel seda, et minu arvates ei ole nagu nii tegelikult, et nagu üksik lapsevanem vastutab, sellepärast, et osad, kes täna on siia kohale tulnud, te olete mõistlikud, teie suudate seda teha ja nii, aga see tähendaks siis, et meil kasvab veelgi see hariduslik lõhe, et on need lapsevanemad ja praegu juba on, kes väga targasti juhendavad oma lapsi, kuidas kasutada nutiseadet, kuidas kasutada tehisaru, on ju. Ja siis on need, kellel on täitsa suva ja nende vahel on juba praegu see lõhe kogu kasvamas. Seetõttu minu arvates see tegelikult ei ole nii, et ainult lapsevanem peaks piirama, vaid see minu arvates on täpselt nii nagu suitsetamise või alkoholi puhul, et riik saab siin toetada. Riik on see, kes saab nagu natukene paika sätida, et meil oleks nagu lasteaiast peale esimeses klassis selge programmõpetus, et kuidas sa kasutad üldse telefoni, mis on mõistlik, mis ei ole, on ju. Mitte nii, et kõik hakkavad 4-aastaselt pihta ja siis nagu lihtsalt kasutavad, kuni nad ükskord on 35 ja saavad aru, et issand, kas ma tõesti raiskasin oma elu ära. No me ei taha seda, on ju. Meil on Eestis ei ole neid inimesi liiga palju. Nii et seetõttu ma arvan, et tegelikult, et parem oleks nagu seda ühiselt teha, ühiskondlikult teha. See riik praegu ei ole kohe appi tulemas, siis ma olen nagu soovitanud nagu teha seda kommunikeskselt, mõnes koolis, külas, sõprade ringis, et meie nagu, kui meil on lapsed, kes hakkavad kooli minema, et siis me nagu ei anna neile 5-aastaselt telefoni, vaid selgitame ära, miks seda tuleb natukene edasi lükata. Anname neile teadmisi selle kohta, mis see telefon võib halba teha. Ja siis, kui need aru saavad, et siis võib neile seda anda. Ja muidugi nad teevad ikkagi natukene lolluseid, aga see on okei. Probleem on siis see, kui me lihtsalt nagu kaotame oma lapsed sinna, kes on siis seal 7, 8, 9 tundi. Vaat kui pikalt me läks aega selle jaoks, et tubakas kuidagi kahjulikuks kuulutada. Et alles natuke aega tagasi oli see, kus umbes suitsetaga siis on tervis tunduvalt parem. Ja see ei ole tükk aega tagasi. Ei, see on väga karm näide selles suhtes, et tubaka müük väga kasvas 20. sajandi alguses ja siis umbes 20 aastat hiljem hakkas väga kiiresti kasvama kopsuvähkidesse suremise arv, eks. Ja siis olid muidugi kohe siis seal 1930. 40. juba öeldi, et kuule, siin on seos. Ilmselgelt on siin seos, aga olid ka teised teadlased ja muidugi kõik tubakatööstus, kes siis ütles, ei ole mingit seost, nagu, et see on lihtsalt korrelatsioon, nagu me enne arutasime, et see ei ole põhjuslikkust. Ja siis tegelikult läks tõesti nagu aega pikalt, ma arvan, et see oli
1960-ndates, kus Ameerikas siis öeldi välja nagu, et suitsetamine on kahjulik, aga tegelikult jah, kui mina olin veel on ju selline teismeline ja 20+, siis meil Eestis igal pool klubides, restoranides, igal pool suitsetati, see oli normaalne. Üks näide, milleni sa siin viisid ja üks põhjus, miks sellest rääkida, on see, et tõesti selliste protsesside ümberpööramine on väga raske, aga mina võtan siit ka selle positiivse õppetunni. Et me ei tohiks öelda nii, et nojah, midagi pole teha, et see on paratamatu, et kõikidel on telefonid ja kõik on sotsiaalmeedias. Mitte midagi pole teha. On küll, sest see suitsetamise positiivne näide on see, et tänaseks päevaks on asi ümber pööratud. Tänaseks päevaks on teistmoodi. Tänaseks päevaks on teistmoodi see, mida me peame normaalseks. Ja samamoodi võib see olla ka nagu... Seal ei ole lihtsalt vaata, seal peab olema kuidagi see, et kui suitsetamises lõpuks seal 30-ndatel hakati aru saama, et seal tubakamüük ja vähkide nagu arv on omavahel mingis seoses, on ju, et seal on see, siis küsimus on see, et millega see seoses on? Ja. Et noh, et see on see asi nagu, et kas me hakkame ütlema, et nüüd me oleme kasvatanud üles põlvkonna mingid lollakaid, nagu, okei. Et noh, kuidas me rumalaid inimesi või kuidas, et mis see on siis nagu, et seal oli, ütleme nagu selles mõttes, et ütleme, see kopsuvähk oli mingi väga konkreetne asi. Väga tugev signaal et see on üks probleem, mis meil on teaduses ja kui me räägime nutiseadmetest, et ilmselgelt tahtsin öelda, et ei ole neid, kes surevad, on küll üksikud need, kes ka surevad liigsesse nutiseadmete kasutusse, aga neid on väga vähe. Et enamasti see probleem on siis palju raskemini kvantifitseeritav. Ja see teeb asja raskeks, ja siis ongi need vaidlused selle vahel, et kas tal ikka on efekt või tal ei ole mingit efekti. Ja osati mulle tundub, et see nüüd hakkab ikkagi ka selginema, et kui me vaatame nüüd on ju see nutiseadmed selles vormis olnud meiega umbes 15 aastat ja nüüd me saame teha suuri uuringuid. Ja kui me teeme nii-öelda metaanalüüsi, suuri uuringuid, siis efekt on üsna selge, et tegelikult tähelepanu kestus langeb, meeleoluhäirete osakaal suureneb, et need seosed mille üle siin veel paar aastat tagasi vaieldi, on olemas. Ja minu enda jaoks, nagu ma siin raamatus käsile toon, kõige hirmsam on see, et tõesti, kui me vaatame nagu PISA skoore või vaatame teiste sellist tüüpid suurte testide skoore, siis on terve nagu aja kasvanud. Inimkond on saanud targemaks. Osati seetõttu, et meil on vahva tehnoloogia ja siis nüüd on see viimastel aastatel teinud sellise pöörde. Eestis veel mitte, õnneks, aga ma ei ole nii kindel, et kui me nüüd järgmist PISA tulemust vaatame, et mis siis on. Aga mujal maailmas ja OECD keskmine on esimest korda nüüd langenud, mis viitab sellele, et mingi probleem on. Ja muidugi siis on, siis on raske ka, et mina teadlasena ka ei saa öelda, et see on kindlalt on ju nutiseadmed. Küll aga ma arvan ja siin raamatus, kui ma selle nii-öelda lahti selgitan, et meil on nagu põhjust arvata, et see on üks põhipõhjuseid. Sest lihtsalt, kui sa kogu aeg oled harjunud sellega, et sul on kiire sisend, mis kogu vahetub, sul on raske süveneda millessegi, mis vajab pikemalt süvenemist. Et see, et me oskame mõelda, see, et me oskame arutleda, see, et me oskame jälgida näiteks seda aeglast juttu praegu, see ei tule iseenesest see oskus, vaid me oleme seda õppinud, treeninud ja kui noored seda ei tee, siis neil ei ole ka võimalik seda teha. Nüüd oleks vist paslik tulla tehisaru juurde, meie vend, et võib-olla sinu? Jaan, Toomas tehis. Ja tehis. Kuidas sa sellesse suhtud? Ma enne just ütlesin sulle, et mina suhtun sellesse kui haamrisse, et kui on vaja naela seina lüüa, siis võtad haamri ja lööd seina ja kõik, rohkem mul mingit suhet taga ei ole. Eks ta probleem on see, et ta on rääkiv haamer. Rääkiv haamer, mis suudab sulle rääkida siis, et kui sul on raske päev olnud, siis suudab öelda, tegelikult sa oled päris tore ja selles suhtes, et minu jaoks oled ikka kallis ja siis kujuta ette, et see haamer räägib sulle kogu aeg nii, kui vahva sa oled ja sa ütled talle, räägid mingit asju, mis keegi on sinu kohta öelnud ja siis ta ütleb sulle alati, et ei, sa oled ikka tore.
noh, võib-olla see isegi abielluks selle haamriga või? Keegi abielluski. Ja ei, no see ongi see, et kui ma jõuda jõudsin, et noh, et Eestis vist sellist hullust veel olnud ei ole, aga Ameerika Ühendriikides on täitsa nagu oma kommuunid inimestest, kes on abiellus tehisaruga. Sest et ma vaatasin just, et see vist ei olnud veel siia 6. peatükki aga 6. peatükis ma kirjeldan seda, et kuidas noh, kõik, kes me siin oleme, kellel meil on partnerid, me teame, et okei, isegi kui sa armastad omast elukaaslast või partnerit, siis inimsuhted on ikkagi vahel rasked, eks? Ja vahel, kui sa oled siis väsinud, on ju, ja teine on ka väsinud ja siis on see, et kes nüüd nõuda võtab masinast ja kes teeb seda, kes teeb toda. Ja noh, siis vahel ikka nagu tekivad vaidlused. No see tehisaru ta on programmeeritud nii, et ta oleks alati sulle meeldiv, eks ta annaks alati sulle meeldivat infot. Ja see on väga suur probleem, et nagu see on see varjukülg sellest, et inimesed küsivad, miks tehisaru vigu teeb. Ta teeb vigu seetõttu, et ta on tihtipeale programmeeritud nagu andma meile meeldivaid vastuseid. Ja kui targad inimesed siin ruumis mõtleksid, et no, see on küll loll viis, kuidas on tehisaru programmeerida, et miks sa nii teeksid, siis saage aru, et meie oleme sellest jaotusest inimestest, kes tehisaru kasutavad ühes ääres. No, kui te olete siia täna õhtul kell 7 tulnud, siis järelikult te olete siin ääres, kus on suhteliselt nutikad inimesed, keda huvitab maailm, eks. Aga ChatGPT kasutab varsti 1 miljon inimest. Enamik nendest miljonist inimesest. Miljard. Jah, vabandust, aitäh, miljard, jah, mul on ka juba hilja. Napike sead sa parandasid, muidu saaks väga rumast. No, et praegu on see arv 800 miljonit pluss. Enamik nendest inimestest, nende jaoks on see, et keegi ütleb suga, kui lahe sa oled ja kui tore sa oled ja viskab sinuga nalja. See on see, mida nad tahavad. Seetõttu tehisaru on loodud andma meeldivaid vastuseid, aga see tähendab, et teda on raske kasutada nagu asjalikult ja see tähendab, et sellel haamril on omad probleemid. Et inimene võib sellesse haamrisse kiinduda ja sellel on omad tagajärjed. Haamril ei ole mingi probleemi, inimestel on probleemid. Haamril on okei. Haamril on okei. Haamril ei ole sooja külma sellest. Täpselt, aga see ongi see probleem, on ju, et kui siis inimene kiindub temasse ja nüüd seetõttu siis on veel vähem suhtleb teiste inimestega. Noh, see, mis teeb meid inimeseks ja kuhu ma jõuan 7. peatükis on see, et me oleme väga sallivad tegelikult. Vahel see ei tundu nii, aga siin ka vaata, selline umbne ruum on ju, me istume rahulikult, sallime seda jura, mis see pisike kiilakas siin ees räägib, on ju, et noh, isegi kui me kõigiga ei nõustu, aga me oleme sallivad. Või noh, parem näide, mida ma toon siin raamatus ka on ju, et noh, laulupidu nagu 100 pilget vasti, keegi astub su teki peale, siis keegi teine astub su näpu peale. Ühtegi kaklust mina ei näinud. Ma ei tea, võib-olla keegi nägi, aga mina ei näinud ühtegi kaklust. Et me oleme väga sallivad, aga siis, kui me nagu kõik oma jutu ja vestlused ja ka intiimsed vestlused peame selle haamriga, noh, siis me kaotame osa sellest, mis meid inimeseks teeb. Jah, aga ma tahan öelda seda, et see ei räägi selle haamri kohta eriti midagi, et seal räägib inimese kohta. Ja, aga inimene on tähtis. Sa ju pead ju tunnistama seda, et kogu see võõrandumine ja urbaniseerumine ja nii edasi, et see on juba pika vinnaga lugu. Absoluutselt, aga sa võid mõelda ka nii, et kui sul on pika vinnaga lugu, et kas sa teed seda hullemaks või sa üritad seda paremaks teha ja midagi tagasi pöörata, et tehisaru selles suhtes, ta ei ole vahend, mis teeb asju meil kohe paremaks, vaid ta teeb asju hullemaks. No samamoodi me oleme pikalt rääkinud, siin on ju sotsiaalmeediast, nutiseadmetest. Nüüd, kui meil ei oleks seda sotsiaalmeedia ja nutiseadmete probleemi ja tuleks tehisaru, võib-olla see efekt oleks palju nõrgem inimese rumalamaks tegemisele. Aga kuna meil on ees see tehisaru, siis sotsiaalmeedia, nüüd tuleb tehisaru, nad kombineeruvad oma vahel ja võib-olla kõige parem on seda mõelda, nagu mõelge, osadel teil on need kooliealised õpilased on ju kodus. Et sa istud seal kodutöö ees ja nüüd ühelt poolt sa tõesti nagu lihtsalt nagu aju tõmbab sind nagu selle TikToki poole, on ju, sa tahad lihtsalt seal olla. Keskel on sul see kodutöö. Aga nüüd sul on arvutis see imemees haamer, kes sinu eest teeb need ülesanded ära, on ju. Noh, et sa oled selle lapse, selle kujutame ette, see 15-aastase või 13-aastase pannud täiesti lolli olukorda, kus tal ei ole väljapääsu ja kus see tagajärg on see, et meie noored võivad muutuda veelgi rumalamaks, eks? No,
ma nüüd valikaine raames Jüri koolis õpetan praktilist promptimist 9. klassi õpilastele ja just kuidagi kultiveerida seda haamri ideed, et saage aru, et kui on naela vaja seina lüüa, siis lööte. Muideks, harrastus sotsiaalteadlane minust tõstis pead. Aga järsku see on nagu... Järsku see on keskklassi nagu probleem. Nagu. Kui me vaatame seda, et keda tehisaru kõige rohkem lööb, nagu, et selles mõttes, kes see haam, jah, et siis tegelikult on need juristid, need on mingi marketingi inimesed, turundusinimesed, nagu, et selles mõttes, et ja ma olen tähele pannud seda, et nende hulgas loominguga tegelevad inimesed, et selles mõttes, et kujundajad, et nende hulgas on seda, kuidas öelda, seda kriitikat kõige rohkem. Sest et tehisaru on viinud selle kuidagi sinna staadiumisse, et nende teenuseid enam tegelikult ei vajatagi. Et sul ei ole vaja tegelikult mingit kunstnikku või sul ei ole vaja mingit copywriterit või mida iganes nagu IT-poissi, sul ei ole ka aasta-paari pärast vaja enam juristi, ma arvan juba praegu pooled tekstid, mida kuidagi juurasta. Praegu veel? Jah. Siin saalis oli, et kasutage pigem juristi kui tehisaru praegu veel vähemalt. Tänan. Ei, kasutage tehisaru nii, et teil on võimekus seda teksti kriitiliselt lugeda. See on probleem. Ja, see on probleem. Ja, et see minu arust ei pea õpetama inimestele nagu selles mõttes, et praktilist promptimist sellisel kujul, vaid peab teda õpetama läbi kriitilise mõtlemise. Paranda seda teksti. Tee teda ideaalseks, nagu lase tal ümber kirjutada kõik see banaalne jama, mis sa just alles natuke aega tagasi kirjutati. Tehisaru on täiesti õudselt banaalne, nagu, et see on jah, no jah, et see on väga hea, et sa sellist asja õpetad ja väga õige mõtteviis. Probleem ongi see, et meil on väga raske õpetada kriitilist mõtlemist, kui noored teevad kõik asjad ära tehisaruga. Et on lihtne öelda, aga me ei taha, et see oleks lihtsalt slogan, et pange tähele, mõelge kriitiliselt, eks, sest et kui inimene ei ole õppinud kriitiliselt mõtlema, siis tal see iseenesest kuidagi ei tule, et neid asju, neid oskuseid peab kõiki õpetama. See on huvitav, et Euroopa ja Ameerika kultuuriruumis on see kuidagi seotud just humanitaar- ja sotsiaalteadustega, aga Aasias, Hiinas on tehnoloogia. Suured, võimsad, 10-hektarilised vabrikud, mis toodavad autosid, mitte ühtegi inimest ei ole. Jah, no mõnes asjas on et seal kasutatakse väga palju. Ja noh, eks me näeme seda üha rohkem siin läänemaailmast ka, aga ma tulen võib-olla tagasi veel selle ühe mõtte juurde, et tõesti tehisaru mõjutab nagu teatud tüüpi inimesi. Et see oli, ma arvan, see oli 2021, ma olin ühe ettevõtte, ehitusettevõtte juubelil esinesin ja siis seal lõpus küsiti küsimus ja siis üks härra küsis, et no nii, aga millal siis tehisaru asendab need lihtehitajad ja lasteaiaõpetajad. Ja siis mõtlesin talle, et vaadake, et kahjuks tulete vahest aru saanud, et tehisaru, see, mis nüüd tuleb, ta ei asenda lihtehitajad ja ta ei asenda ammugi lasteaiaõpetajad. Ta asendab finantsanalüütikud ja sellised inimesed. Terve saal naerab. Ma ei saanud aru, mis see on nii naljakas kräänd, et kas mul midagi kuskil näos või midagi. Siis pärast üks ütles, et see oli finantsosakonna juht, kes küsis. Aga see on see suhtumine ja tegelikult tehisaru natukene on kaarte sassi löönud ja mõnes mõttes on see on natukene vahvaga, et tegelikult tehisaru ajastul tõesti näiteks lasteaiaõpetaja tööd võiks palju rohkem hinnata, sest see on asi, mida tehisaru nagu ära ei tee nagu lähema 10 aasta jooksul. Kes on lasteaias kunagi vaadanud, kui keeruline see tegelikult on nagu neid tüüpe seal nagu kantseldada. Et see on kogu aeg nii loov protsess ja selline elu käib. Ja, et sellest just tehisaru on natukene kaarte sassi löönud ja mõne koha pealt see ei ole ka halb, et ta neid kaarte on sassi löönud, et äkki see aitab me natukene paremini aru saada, et mis see tegelikult nagu inimese juures siis tähtis on. Kirjanduse sihtkapital nomineeris su teose siis Ajuvabadus nominent, et vaba mõtte preemia nominent oled. Palju õnne sulle. Mina ei teadnud. No ma käisin vaatan, ma vaatan Kultuuri ERR-i, seal on nagu. See on tore, kui inimesed on niimoodi mõelnud. Aitäh, kui keegi nomineeris. Tore teada. Ma enam teadsin, et Jaanil ei ole tegelikult aega vaadata siin. Vaadake, see on see häda, et kui sa
hakkad nagu ennast ja oma asju armastama ja siis vaatad kogu aeg, siis sa ei suuda enam kirjutada ju, sa ei suuda midagi teha. Et minu jaoks see, et ma suudan järgmist raamatut mõelda ja kirjutada, see on palju tähtsam kui see, et ma mõtlen selle peale, et kuidas mu eelmisel raamatul läheb, et selles suhtes alati loodad, et inimesed loevad ja kasutavad ja neile meeldib, aga tegelikult liigud edasi. Nii, mina olen oma 45 minutit täis lobisenud isegi natuke üle läinud, et nüüd me saame saalist võtta küsimusi ja anname siis neile 15 minutit. Et kui kellelgi on mingid küsimusi, siis andke käega märku ja siis... Kas tahad nagu äkki mikrofoni ka viia? Ei, selle mõttes, et ta saab küsimuse ja siis me saame korrata. Jah, see muidu saab. Nii. Ja. Minul on küsimus. Minul tuli jõuluvara sellise raamatu. Tore jõuluvana. Kiitus talle. Ja selle raamatut lugedes tekkis see mõte, mis viimasel on, et tendents, et lasteaiaealised lapsed neid ei panda enam lõunaunne. Et siis mul tekkis nagu küsimus, et aju seisukohastust nagu lasteaiaealiste lastele. Et mis see aju siis nagu teeb, et mis see nagu õige nagu on teie silmis? Ja, ma kordan küsimust, et küsimus on siis lasteaias magamise kohta, et üha rohkemates lasteaedades ei panda magama, et mis see õige on. Ja ajuteaduses selle vastuse suudate kõik ära õppida. Vastus on tihti, sõltub. Aga eks ma olen natukene detailsem ka, et ta sõltub lapsest ja sõltub sellest, et milline on see kodune unegraafik ka. Et mina näen seda tõesti nii, et ideaalses lasteaias, kus on ideaalsed õpetajad, ideaalne kommunikatsioon lapsevanematega on niimoodi, et on osa lapsi, kes magavad ja osa lapsi, kes ei maga. Sellepärast, et osa lapsi ka veel, kui nad on 5-aastased, 6-aastased, tõesti nad vajavad seda lõunaund. Nad ei maga kodus öösel piisavalt ja kui nad ei maga, siis nende aju, neil ei ole enam hea õppida, neil ei ole enam hea tuju. Teisalt, ma ise olin selline laps ja minu lapsed, kes on nüüd 10 ja 12, olid ka sellised lapsed, kes nad magavad öösel hea une ära, aga tegelikult ja siis lõuna ajal tegelikult on väga raske magama jääda. Ja seetõttu ma nagu näen seda omast käest, aga tegelikult ka nagu laiemad uuringud näitavad, et ongi, lapsed on erinevad ja seetõttu sõltub lapsest, sõltub natukene lasteaiast, et kindlasti oleks vale, kui keegi ütleb, et kõik peavad magama. Jah, 2-aastased peavad, 3-aastased peavad, on ju. Aga edasi seal ei ole nii, et kõik peavad magama ja teiselt poolt ka ei tohiks olla nii, et kõik peavad üleval olema. Vahel on probleem, sest lasteaias on väga raske, sul ei ole ruume, sul ei ole võimalust teha seda 2 eraldi kohta. Aga nendes lasteaedades, kus ma olen näinud seda praktikat, on nii, et siis üks on sinna vaiksem nurk, võib-olla ühes ruumis ja siis teised, nagu nad ei lärma, ei lälla, vaid teevad mingid vaikseid tegevusi, kes üleval on. Et ideaalses maailmas selline kord meil oleks. Jätkame. Küll, palun. Ja. Ma tahtsin küsida, et seal wellness industries käimas suur seente promo, et nii meditsiiniliste kui siis terapeutiliste seente kasutamine. Et kas nendel ajuteaduse kontekstis on viimaste uuringute kohaselt ka leitud mingit seost või on see pigem selline soovunelm, et eriti need reishid ja lõvilakad ja väga hea küsimus, aitäh. No ühesõnaga sa väga hea, et sa lõpus ka täpsustasid, et milliseid seeni sa mõtled, sest muidugi eraldi teema, mida ma olen käsitlenud oma raamatus loovusest ja logelemist, on siis psühhedeelsed ained nagu, ütleme, ägedamad seened. Lühidalt võib öelda, et kui neid õiges terapeutilises kontekstis õigesti kasutada, siis neist võib kasu olla, nendest karmimatest seentest. Ärge omaette kodus proovige, palun, aga just, et teadustöö näitab, et õiges kontekstis õigesti kasutades võib kasu olla. Aga tuleme selle küsimuse juurde siis, et kas sellistest seentest nagu lõvilakk ja ka paljudest teistest sellistest ainetest võib kasu olla vaimse tervise hoidmisel. Ja see oli väga huvitav juhtum ja seetõttu mulle Eesti nii väga meeldib, et siin sellist asjad juhtuvad, et mul vahepeal oli üks tuttav, kes
kes oli väga erutunud sellest ideest, et nüüd on neil kokku segatud nagu just lõvilakk ja mingid muud asjad ka. Ja et see on väga hea nagu asi, mis kindlasti parandab mõtlemist ja loovust. Ja see rääkis, mul ütlesin, teeme ära, teeme katse. No, ja siis mul oli ka magistrant, keda see huvitas. Ja kuidas sa puhtalt seda katset teed on ju mõtted, et kuidas sa saad nagu, et sa annad inimestele neid tablette, kutsud laborisse, annad tablette ja siis lased katseid teha on ju. Aga see oli ainus tore asi, mis oli koroona aja juures, sest me saime tablette neile ümbrikuga saata. Ja saatsime siis tablette ümbrikuga ja siis inimene võtab 4 nädalat tablette, kus on sul lõvilak ja asjad sees ja siis tähelepanu, loovus, töömälu, kõike natukene nagu paranevad, eks? Aga mida teeb teadlane? Mis on see, mida teadlane teeb? Ja, et kõik tabletid ei ole samad, mida me ringi saadame. Pooled inimesed saavad placebot. Ja mis see tähtis fakt siin oli, et nende skoorid paranesid täpselt samamoodi. Nii et see efekt oli üks suur ümar 0. See oli väga hea ja väga põhjalik katse, mis me tegime ja kus me nägime siis, et tegelikult nagu täpselt 0 efekti, mitte mingit kasu peale placebo. Nii et selles suhtes võib-olla on odavamaid viise, kuidas seda placebo efekti saada. Ja see on väga hea küsimus, sest et tõesti nii palju nendest räägitakse ja nii palju on võimalik neid osta, aga jah, et teaduslikud katsed tegelikult ei toeta seda, et need vahendid nagu aitavad meie mõtlemist ja vaimset tervist. Kui suur see valim oli? Mõlemas rühmas oli 40, nii et ta on päris korralik katse oli jah, et ei olnud selle 10. See oli tõesti nagu täiesti korralik katse. Jah. Igasugu asju võib küsida. Jääme tehisaru ja aju ja psühholoogia raamidesse kui sa võid veel ise küsida siia vahele, kui keegi teine ei taha. Oi, ma selles mõttes, sulle täitsa kuidagi, ei, ma ei ole, ma kuidagi jäin mõtlema nende narkootiliste ainete peale ja siis jäin mõtlema selle peale, et seesama Groys, keda ma lugenud olen, on rääkinud põnevatel teemadel, psühhiaater siis nagu, et oli Groys, oli ta või? Urmet? Stanislav Grof, mitte Groys. Et seal on kuidagi põnev, et üldse seesama nüüd need narkootikumid ja aju. No ajuga on seoses nii palju nagu põnevaid fenomene, eks, et ühelt poolt see, et kui sa võtad psühhedeelikumi, siis see on nagu loogiline asi sellest, et sa võtadki ainet, mis nagu su eesmärk ongi nagu on ju oma mõtlemist muuta. Aga vahel see tuleb nagu välk selgest taevast. Et üks paremaid näiteid, mida ma väga nagu kurb olen, et ma tegelikult unustasin panna loovusest ja lugelemisest raamatusse, on Blaise Pascal, üks maailma nagu, paljude matemaatika asjade nagu aluspanijaid. Väga noor, väga andekas matemaatik ja siis ühel hetkel, ma pakuks, et ta on 30-ndates, aga ma ei ole päris kindel siin. Ta järsku nagu lihtsalt nagu tuleb tal selline seest poolt selline tohutu kogemus, kus ta justkui kogeb nagu Jumala juuresolekut ja Jumalat endas. Nagu välk selgest taevast ja pärast seda nagu ta siis enam matemaatikat eriti ei tee, ainult tegeleb nagu teoloogiaga. Aga need on nii huvitavad fenomenid, nendest, keda sellist fenomenid huvitavad, siis nendest ma olen rohkem kirjutanud seal eelmises raamatus loovusest ja lugelemisest. Et just, et meie ajus nagu vahepeal käib see klikk ära ja asjad muutuvad. Neid erinevaid teadvusseisundeid on väga mitmeid ja me kõiki neid veel ei mõista. Et minu arvates nagu see on see, mis nagu paneb mind nagu tiksuma, et meil on nii palju mõistatusi on veel lahendamata. Nagu. Matemaatika oli siis nagu põhimõtteliselt hakkas seini sööma või mis ta ka Ei, sul on ka kell juba 8. Ma räägin, et ta ei teinud midagi, vaid ta lihtsalt ühel hetkel nagu tuli see, et võimalik ka, et me ju ei tea täpselt, aga selles suhtes, et see, mis tal endal üles kirjutatud selle kohta on, ei ole mitte nii, et sõin seeni oli kogemus, vaid lihtsalt,
et mu sees järsku tuli see kogemus. Ma küsin niisuguse küsimuse, et ma jäin Sheldrake'iga selle mõtlema, et väga hea bioloog, kõik nagu liikus nagu korralik akadeemiline haridus ja järsku kirjutas raamatu Dogmadeta teadus. Ja see tekitas tohutu poleemika Inglismaal nagu, et ma ei tea, teda kutsuti šarlataniks ja nii edasi. Ja minu mõtisklus oli see, et lõpuks ma vaatan seda raamatut, ta heidab seal teadusele mingit jätavaid asju ette, nagu et teadus ei tegele enam üldse teadusega, vaid tegeleb mingi jamaga, nagu ja ma mõtlesin, et aga mis see tõenäosus on, ma teaksin Sheldrake'is, kui ta oleks olnud bioloog. 0. Ma ei oleks teadnud, kes ta siuke on üldse. Et nüüd ta kirjutas siukse raamatu, see on tõlgitud eesti keelde, see on prantsuse keelde, ilmselt oleks ta läinud seda teed, edasi ta uuris mingit, ma isegi võin pärast saata lihtsalt, mida ta uuris, nagu, et selles mõttes, et uuris mingit väga spetsiifilist asja, võib-olla maailmas on olemas mingi 500 tüüpi üldse, kes sellest aru saab. Ilmselt vähem. Et selles mõttes, ja siis ma kuidagi sain aru, et okei, aga võib-olla ta lihtsalt ei teeb. Et selles mõttes, et... Nojah, ma ütlen, see on see asi, mis ma enne ütlesin, teadlased nagu inimesed ja siis ongi nende hulgas on igasuguseid, igasuguste vigadega, on ju. Ja on neid, kes lihtsalt see tavaline teadustöö ei ole piisav ja siis sul on vaja nagu seda, et sul oleks nagu see ägedam. Aga sul ei ole näiteks siuksed etteheite tehtud, et nagu ma ütleme, sinu raamatuid olen lugenud, ma olen enamus neist lugenud. Nii et Tallis Bachmanniga koos tehtud teost ei ole veel lugenud. See on vähe keerukam. Jah, just. Et siis ma olen kuidagi tähele pannud, et sa kirjutad väga lihtsalt, nagu, et kas ütleme siuke tõsiseadlased jutumärkides ei tule sinu juurde ütle, et Jaan aru, et sa umbes flirdid siin praegu lihtrahvaga. Tead, ma arvan, et inimesi teades, ma arvan, et on küll neid teadlasi, kes mõtlevad, et Jaan, mis teadlane, et ta sellest kirjutab sellist asju. Minul praegu on väga lihtne, et ma ei kirjuta ainult neid raamatuid, vaid ma ikkagi teen tippteadust ka, et ma olen Eestist ikkagi üks väheseid, kes teeb nagu tipptasemel ajuteadust, mis tähendab siis, et avaldan maailma kõige kõrgemates rahvusvahelistes ajakirjades. Mind teatakse nagu üle maailma erinevates kohtades. Just olin Brüsselis, kus ma olin nagu Euroopa teadusagentuuris nagu aitasin grante valida. Et praegu on mul väga lihtne selles suhtes, et kui keegi tahab, siis mul on ka need faktid kõrvale panda. Aga teine vastus on see, et minu jaoks teadlase roll on see, et sa tuled ideede peale ja sa üritad neid edasi anda. Sest et nagu ma enne ütlesin, meil on nii kiire, et iga inimene ei mõtle iga asja ise välja ja ei peagi. Selleks veel ju teadlased ongi, et nad meie ühiskonna jaoks mõtleksid asju välja. Aga kui siis teadlane ta seda tagasi ei vii ühiskonda, siis justkui minu arvates nagu see osa sellest mõttest kaob ära. Et mina olen alati tahtnud olla selline teadlane, kes nagu viib ka neid teadmisi tagasi. Ja kui keegi siis arvab, et ma olen selle võrra vähem teadlane, siis tegelikult mul on ükskõik selles suhtes, et ei, see on see tore asi siin Eestis, et meil on ruumi on kõigile sellistele mõtlejatele. Aga sa pead ju tunnistama, et see tagasitõlkimise protsess on päris keeruline. Et see ei ole kõigile antud. Nagu, ei, et ma selles suhtes ütlen ka, et mul on endal nii lihtne mõistus, nagu mu tütar ükskord tahtis öelda, mis ta tahtis öelda oma sõbrana, tahtis öelda, et tahtis öelda kuidagi, et mu issi on nii nagu sõbralik ja lubab kõike, aga see ütles, et mu issi on nii lihtsameelne. Ja siis mõtlesin, no põhimõtteliselt on, et see on see, miks ma sellist raamatut kirjutan, et minu ajus ka nagu keegi räägib mulle või ma loen mingit artiklit, räägib hästi keerulist asja, siis ma kogu nagu lihtsustan, et okei, kuidas see nagu lihtsamalt käiks. Ja ühelt poolt see on nagu tundub, et see on nagu labane, aga teiselt poolt mulle tundub, et see on nagu osa sellest protsessist, et sa aru saad asjast ainult siis, kui sa suudad nagu piisavalt lihtsustada seda. Muidu ta jääb selliseks keeruliseks, et sul on lihtsalt keeruline sõnade jada. Ja kui sa aru ei saa, siis see on arusaamatus. On ju. Just, et siis on aruga midagi lahti. Aga kas on veel saalist küsimusi? Ja, nüüd seal juba hakkab. Mis sa, Jaan, Neuralinkist arvad? Et üks on see, et kas täna ta aitab nagu käputäit halvatud inimesi suhelda, aga et 100 aasta pärast lähed nagu solaariumisse ja oleme kõik küborgid. Ja teine asi, et palju sellega maailmas
on ka teisi ettevõtteid, kes sellega tegelevad, kas sa tead, et kus maal teised sellega on? Jah, aitäh. See küsimus oli Neuralinki kohta, mis on siis Elon Muski ettevõte, kus tehakse siis aju masina liideseid. Ja küsimus oli, et kui kaugele ja kuidas sellega jõutakse. Ja ühelt poolt siin vastus ongi, et väga kenasti ütlesite ära ka, et tegelikult ta praegu juba aitab inimesi, kellel on ju näiteks seljaaju vigastus, et sul on võimalik siis oma käsi liigutada, seda sama tassi tõsta, mida sul muidu on varem, et see on fantastiline. Tasub öelda, et seda oli ka varem võimalik, et olid tegelikult teised teadlased selle varem ära teinud. Aga nagu Elon Musk on ka muuda asjaga teinud, siis ta on toonud seda hinda allapoole. Nii et üldse on palju lihtsam teha nagu inimestel. Nüüd, mis see pikaajaliselt see efekt on, et see, mis Elon Musk nagu oma ettekannetes räägib, ei ole päris tõsi, sest et tema visioon on hea, et sa võtad selle Neuralinki ja paned endale aju ja siis sa saad mingeid teadmisi. Probleem on selles, et ajus teadmised ei ole mitte ühe koha peal. Et sa ei saa niimoodi, et sa paned ühte kohta ja siis kuidagi, et sul on nagu flopi või USB, et sa paned sisse ja saad kuskilt laadida. Vaid ajus teadmised on ju rakkude vahelistes ühendustes. See on ka see, et näiteks te praegu enam-vähem aru saate sellest, millest ma räägin, see vajab seda, et miljardid rakud töötavad ja nende vahelised ühendused on aktiivsed. Et selleks, et mingit teadmist aju sisse panna, on meil vaja seda aju, neid ühendusi muuta. Seda ei saa teha lokaalselt, vaid see peab üle aju olema. Aga kui me nüüd kuidagi kujutame ette väljast nagu 3D prindime näiteks, võtaks Matrixi filmis selle näite, Kung Fu prindime sinna aju pähe, aju lihtsalt, issand jumal, vabandust. Et siis selle printimise käigus tegelikult me kaotaks ära osa selle inimese teisi teadmisi. Et see tõttu sel määral, nagu ta praegu on reklaamitud, see tehnoloogia ei tööta ei 10 aasta pärast ega 100 aasta pärast, aga kui seal on mingi teistmoodi nipp tuleb juurde, kujutame ette, et tõesti sealt sellest, mis aju pannakse, ei tule välja mitte 10 või 10 000 väikest elektroodi, vaid tuleb nagu välja, ütleme 10 miljonit, 100 miljonit väikest juhet, mis erinevate neuronite juurde läheb ja neid kontrollib, siis põhimõtteliselt oleks nagu mingeid taustasju võimalik natukene teha. Ja teine küsimus oli siis selle kohta, kas on veel ettevõtteid. On küll ettevõtteid, mis veel teevad, aga praegu jah, et see Elon Muski raha on lihtsalt nii võimas, et need teised ettevõtted on natukene nišikamad praegu. Aga eks näis, kes kui kaugele jõuab. Ja teeme sealt selle viimase küsimuse, keegi tõstis sealt käe. Jah, just. Et kuidas sa suhtud sellesse, et Ameerikas on juba päris palju, või on mingi hulk koole, kus siis hommikuti on 2 tundi akadeemiline õpe, mida teeb tehisaru ja ülejäänud päev on selline lihtsustatud öeldes nagu praktiline õpe, kas see võiks mingi laiapindsemaks asjaks nagu muutuda? Jah, et küsimus oli siis mõne Ameerika kooli kohta, kus on väga tehisaru keskne, kus siis näiteks, et sul on hommikul 2 tundi tehisaru õpetaja õpetab ja seejärel siis õpilased saavad oma soodu asju teha. Nagu ma siis raamatus käsile toon, siis ega siis haridussüsteem kindlasti ei ole ideaalne ja mingeid teatud määral katsetusi tasub proovida. Aga et on mõistlikud katsetused ja vähem mõistlikud katsetused. Ja nüüd siin oleneb väga, et kes need õpilased seal on. Et kui seal on ju õpilased, kujutame ette, et on gümnaasiumi õpilased ja nad on nagu sellised nagu 20 nagu väga nutikat õpilast, siis see asi võib töötada. Et nad tegelikult saavad väga kiiresti aru, nad küsivad mingeid küsimusi, saavad sealt selle sobiva sisendi ja siis saavad nagu iseseisvat teha. Et see on võimalik ja see oleks võimalik ka Eesti koolides. Probleem on lihtsalt see, et see on väga väike osa õpilasi, kes nagu loomulikult õigesti õpivad tehisaruga. Kui vaatame üle terve õpilaskonna, siis enamasti see tehisaru efekt on negatiivne. Seega keskmiselt see asi ta head nahka ei tooks. Me tahaksime sinna poole viia, et nagu tehisaru toetaks kõikide õpilaste mõtlemist ja see on see, mida me osati siin Eestis siin selle D-hüppe raamis nagu üritame teha. Aga kuidas see õnnestub, seda saan rääkida järgmine kord. Aga aitäh, Jaan,
kingitus on sulle siin kotis taga, selles mõttes haamer, ma loodan, et see on haamer. No tegelikult kirves. Päris hea väike kirves. Et ja meil on ka sotsiaalne mõõde taskuhäälingul, et ma panen selle video juurde siis MTÜ, keda me toetame. Nii et suured tänud sulle ja liigutame siis meelt ja loeme ajuvabasid asju. Ja arendame oma aju vabadust. Aitäh. Nii.